Ja, tervist kuulama minu teist ettekannet siis, ja ka siis selle päeva viimast. Ma ennast uuesti tutvustama ei hakka, aga esitan siis teile enda teist ettekannet siis teemal sotsiaalne ebavõrdsus vähiennetuses ja ravis. Nüüd siis sissejuhatavaks selliseks slaidiks ka natuke võib-olla mõtleks või kordaks, et mida me peame siis selle sotsiaalse ebavõrdsuse all tervises täpsemalt silmas. Et kui me räägime sellest, siis üldiselt me mõtleme selle all selliseid süstemaatilisi erinevusi tervises ja tervisega seotud tegurites, mis siis varieeruvad erinevate rahvastikurühmade vahel. Et näitena võib tuua, et kui me jaotame ühiskonna sellisteks kastikesteks ja meil on seal üks niisugune nii-öelda rühm, kelle sotsiaalmajanduslik staatus on madalam, siis me teame nende puhul seda, et üldiselt nendel on tervisetulemid on kehvemad ja see võib olla tingitud siis näiteks sellest, et nende ligipääs tervisega seotud ressurssidele või siis teadmised või siis toetavad tegurid, et need on piiratud. Nüüd, kui me liigume natukene teemaga edasi ja lähme siis nii-öelda vähispetsiifiliseks, mis on ka tänase ettekande nii-öelda põhiasi, siis antud slaidil on toodud kaks suhteliselt võib-olla keerulist joonist, aga me näeme nendelt joonistelt suhteliselt ilusti ära, kuidas sotsiaalne ebavõrdsus ja siis nii-öelda siis nende jooniste kontekstis on nii-öelda siis hariduse kontekstis on suhteliselt universaalne, ehk me näeme seda erinevates Euroopa riikides, kui me vaatame nii-öelda selle rahvusvahelise uuringu kontekstis. Nüüd, kui me vaatame joonist edasi ja võrdleme siis nii-öelda suremust, üldist vähisuremust siis haridustasemete lõikes, siis me näeme väga selgelt seda, kuidas vähisuremus on kõikides riikides suurem siis madala haridustasemega inimeste hulgas, et seda tähistavad need ülemised, mis ma saan näidata, et siit jookseb nii meeste kui naiste puhul see ülemine täpirida ja naiste puhul ka, et see tähistab siis seda nii-öelda suuremat suremust selles rühmas, milleks on siis madalalt haritud inimesed ja siis need alumised täpikesed siin tähistavad siis kõrgelt haritud inimesi ja see vahe on siis nii-öelda seda ebavõrdsust iseloomustav süke näitaja. Nüüd, kui me võrdleme mehi naistega, siis me näeme siin seda, et see esiteks need suremusnäitajad on meeste hulgas on suuremad kui naiste hulgas ja teine asi, mis me siit näeme, on, et see vahe selle madala hariduse ja kõrge hariduse tase on ka meeste hulgas suurem kui naiste hulgas. Ja nüüd, kui me vaatame ka natukene riikide vahel üldist vähisuremust, siis siit joonistuvad välja siis Eesti, eriti meeste hulgas, koos ka teiste Ida-Euroopa riikidega, mis siis tähendab seda, et meil on esiteks meil on niisugune vähisuremus, üldine vähisuremus on võrreldes teiste Euroopa riikidega suurem, aga meil on ka suurem see ebavõrdsus vähisuremuses. Nüüd, eelnevalt natukene räägiti elustiili ja riskiteguritest, aga ma käin selle korra üle ja panen selle natukene selle sotsiaalse ebavõrdsuse konteksti. Et kui me vaatame neid erinevaid näitajad, on see siis kas haigestumus, suremus või elulemus, siis miski nii-öelda peitub seal taga, läbi mille me saame nagu iseloomustada lahti neid või seletada lahti neid näitajaid. Siinkohal tulevadki siis meile appi nii-öelda elustiilitegurid, mis on tihtipeale ka riskitegurid, nad võivad olla ka kaitsvad tegurid, näiteks sõeluuringu näitel, aga siin slaidil on välja toodud esmalt siis kaks niisugust olulisemat vähiriskitegurit, millest on täna juba palju räägitud, et on siis suitsetamine ja siis on niisugune alkoholi liigtarbimine kokkuvõtvalt. Ja ühesõnaga, kui me arvestame nüüd neid, siis näiteks suitsetamise puhul me näeme, et madala haridustasemega või siis selle joonise kontekstis põhiharidustasemega
inimeste nii-öelda kõrgem suitsetamise levimus võib osaliselt seletada näiteks ka siis nii-öelda seda suuremat vähisuremust selles rühmas. Ja samamoodi näiteks siis alkoholi kontekstis, et me teame, et meeste üldine vähisuremus on suurem ja see võib olla siis tingitud näiteks sellest, et meeste hulgas on see alkoholiga liialdamine suurem kui naiste hulgas. Ja siis, kui me räägime näiteks liikumisest või tervislikust toitumisest või siis tervisespordi harrastamisest, siis need on sellised tegurid, mis tihtipeale iseloomustavad inimese laiemat tervisekäitumist, aga ka nende võimalusi ja teadmisi. Ning nüüd võime hüpoteetiliselt võtta, et kui me näiteks näeme, et kõrgema haridusega inimesed toituvad tervislikumalt, nad liiguvad ja harrastavad tervisesporti rohkem, siis me võime mõelda, et selle rühma väiksem vähikoormus võiks olla vähemalt osaliselt tingitud tervislikema eluviiside harrastamise laiemast levimusest. Ehk siis selle slaidi kokku, kui võtta see slaid kokku, siis me näeme, kuidas elustiilitegurid, mis on samal ajal ka vähiriskitegurid, hakkavad seletama ebavõrdsust vähihaiguskoormuse kontekstis ja seda me saame vaadata näiteks kas siis hariduse või soolõikes või näiteks sissetuleku taga. Ja. Nüüd, kui me läheme natukene paikmespetsiifilisemaks, siis ühesõnaga ma esitan teile siis sotsiaalset ebavõrdsust emakakaelavähi kontekstis ja seda täpselt sellepärast, et see on niisugune paige, mida me oleme siin Tervise Arengu Instituudis väga palju uurinud ja selle kohta on tulemusi palju. Nüüd me teame, et Eestis on emakakaelavähi näitajad olnud murettekitavalt kõrged juba väga pikka aega ja nüüd sellelt jooniselt on ka näha, et siin on ta pandud küll hariduse konteksti, aga võrreldes teiste Euroopa riikidega on need näitajad ka väga-väga kõrged. Ja siin tekib nagu küsimus, et miks see niimoodi on. Nüüd, kui me vaatleme nüüd seda parempoolset joonis, mis on nüüd üks rahvusvahelise uuringu, pärineb ühest rahvusvahelisest uuringust, siis me näeme siit kahte peamist olulist asja. Et üks asi, esimene asi on siis nii-öelda see, et me näeme emakakaelavähi suremuses hästi suurt hariduslikku ebavõrdsust just Eestis. Et Eesti on nii-öelda selle tabeli parem pool, me näeme, kuidas see vahe on meeletult suur, ehk siis vahe suremuses madalalt haritud ja kõrgelt haritud naiste vahel on väga lai. Ja teine asi, mida me suhteliselt okeilt näeme ka siin ja mida me teame oma uuringutest, on see, et kui me vaatame suremust, emakakaelavähi suremust kõrge haridustasemega Eesti naiste hulgas ja võrdleme seda Soomega, siis me näeme, et see suremus kõrgelt haritud naiste hulgas on suurem või siis suhteliselt võrdväärne Soome madala haridustasemega naistega võrreldes. Et see on niisugune suhteliselt murettekitav asi. Nüüd me tegime kusagil aastad tagasi ühe juhtkontrolluuringu, mille raames me soovisime esmalt lihtsalt üldse teada, et kas tollane emakakaelavähi esmastest, milleks oli siis PAP-test, annab üldse emakakaelavähi ees kaitse. Et uuringus loomulikult selgus see positiivne asi, et tollane PAP-test annab emakakaelavähi ees olulise kaitseefekti, aga lisaks me leidsime ka, et suurema emakakaelavähi riskiga seonduvad sotsiaalsed tegurid on siis Eestis näiteks siis perekonna staatus, täpsemalt siis lahutatud või lesestunud perekonnast seis, madalam haridus ning ravikindlustuse katkemine. Ja muu hulgas me nägime, kuidas kõrgem vähirisk, kõrgem emakakaelavähi risk avaldus ka väljaspool Põhja- ja Lõuna-Eestit elavate naiste hulgas ja loomulikult siis sõeluuringus mitteosalejate hulgas. Nüüd,
Kui kõrgem emakakaelavähi risk avaldus siis madalama haridustasemega ja lahutatud lesetud naiste hulgas, siis järgmisest uuringust, mille tulemused on seal parempoolsel joonisel, selgus, et lisaks siis nendele tunnustele avaldus siis kaugele arenenud emakakaelavähki tõenäolisemalt ka vanematel naistel. Et siin joonisel on siis erinevad rühmad ja võrdlusrühm, mis on tähistatud siis number 1-ga ja mis me vaatame seda, kuidas see tõenäosus võrreldes siis selle võrdlusrühmaga, kas ta on siis madalam või suurem, aga sellelt me jooniselt me näeme, kuidas siis näiteks partneri mitte olemasolu suurendab kaugele arenenud emakakaelavähi tõenäosust ja põhiharidus võrreldes kõrgharidusega suurendab oluliselt ja vanusel on eriti tugev mõju. Ja nüüd, kui me liigume edasi, siis me teame ka seda, et täpselt samad tegurid ehk siis vanus, madalam haridustase ning vallalisuse staatus on oluliselt sõeluuringus mitteosalemise mõjurid. Ja sellele lisaks me teame ka, et mitteosalemise tõenäosus on siis ka madalam mitte-eestlaste hulgas ning ka igapäevasuitsetajate hulgas. Nüüd natukene võib-olla ma annaksin mingisugused potentsiaalsed seletused erinevate riskiteguritele ka taha, et kui me räägime vanemast vanuses, et mis me seal võime hüpoteetiliselt mõelda, et miks see risk on selles rühmas on suurem, et loomulikult seal on bioloogiline vanuse iseseisev mõju, aga vanus mõjutab ka kaudselt, võib mõjutada kaudselt seda riski läbi selle, et vananedes ühesõnaga võib juhtuda niimoodi, et inimene muutub kas siis seksuaalselt vähem aktiivseks või mitteaktiivseks ja seetõttu ta hakkab alahindama oma gümnakoloogiliste haiguste riski ja läbi selle siis ta võib kasutada neid tervishoiuteenuseid ja ennetusteenuseid vähem selle alanenud riskitunnetuse tõttu. Ja kui me mõtleme natukene, et mis siis selle madala haridustasemega on, et seda kõrgemat riski selles rühmas võiks justkui seletada siis näiteks inimese papilloomiviiruse ja ka teiste emakakaelavähi riskitegurite suurema levimuse ja sõeluuringus mitteosalemise suhtega. Ehk siis kokkuvõttes me võime järeldada, et madala haridustasemega naised, partnerita ning vanemad naised tõenäoliselt kannavad emakakaelavähi haiguskoormust Eestis ja tõenäoliselt ei ole nad ka saanud siis võrdväärset kasu emakakaelavähi ennetusprogrammidest Eestis. Nii, aga sotsiaalne ebavõrdsus puudutab ka ravi, et antud slaidil jooniselt me näeme näiteks seda, kuidas kopsuvähi puhul saavad kõrgharitud või siis püsiva kooselus elavad inimesed oluliselt suurema tõenäosusega vähivastast ravi. Et seda joonist me vaatame samamoodi, nagu me vaatasime eelmist joonist, lihtsalt on teistpidi pööratud, ehk näiteks kui me vaatame ravi saamise tõenäosust haridustasemete lõikes, siis siinkohal on see võrdlusrühmaks kõrgharidus ja me näeme, kuidas kolmanda staadiumi kopsuvähi puhul on ravi saamise tõenäosus põhiharidusega inimeste hulgas circa 15% madalam kui kõrgharidusega. Ja me näeme, kuidas näiteks 4. staadiumi puhul need tulemused muutuvad oluliselt erinevamaks. Ja sarnaselt siis ka kopsuvähiga me teame, et rinnavähi korral saavad kiiritusravi jällegi väiksema tõenäosusega madala haridusega naised ning lahutatud, lesestunud või siis vallalised naised. Ja millele need tulemused võivad siis viitada? Need võivad näidata seda, et need inimesed tõenäoliselt võivad sagedamalt näiteks keelduda tõenduspõhisest ravist, aga see võib viidata ka sotsiaalsetele või majanduslikele põhjustele, kus võib juhtuda, et näiteks ravil käimine, ma ei tea, kas transpordi või mingisuguste kohustuste tõttu lihtsalt ei ole võimalik.
või siis jääb ära. Nüüd me oleme rääkinud, iseloomustanud läbi tulemuste seda ebavõrdsust, aga kuidas siis oleks võimalik seda lahendada, mis on potentsiaalsed lahendused. Et loogiliselt on loomulikult see, et me võime vähendada üldist ebavõrdsust ühiskonnas ja läbi selle me saame võib-olla vahendada ka siis ebavõrdsust tervises, aga see on niisugune keeruline ülesanne ja võtab tihtipeale kaua aega. Loomulikult on siin näiteks sihitud kampaaniad erinevatele rahvastikurühmadele või siis parendada tervishoiuteenuste ja ravi kättesaadavust või siis me loome lihtsaid ja hästi kättesaadavaid sekkumise, mille kasutamine kas ei eelda üldse ressursse või eeldab hästi minimaalselt ressursse. Reili Allik ilusti mainis oma ettekandes ühte sellist head näidet meilt siit Eestist ise, siis HPV kodutesti näol ja selle lisamise näol emakakaelavähi sõeluuringu programmi, et see lähenemine on tõestanud nii lisaks Eestis kui ka mujal maailmas olles oluline mõjur, mis siis suudab erinevate ja tihtipeale ka suurema vähiriskiga või siis ka haavatavate rühmade hulgas tõsta sõeluuringu osalusmäära. Ja see on äärmiselt oluline seetõttu, et me oleme selle ettekande jooksul näinud, kuidas rühmad, kes osalevad vähem tõenäolisemalt sõeluuringus, on ka need, kes kannavad emakakaelavähiga seonduvat haiguskoormust Eestis. Nüüd olen oma ettekande lõppu jõudnud, et ma võtan ka selle lühidalt kokku või ühesõnaga, et mis me võime siis järeldada? Me võime järeldada seda, et ebavõrdsus tervises võib olla tingitud näiteks info vähesusest, väärarusaamadest, majanduslikest põhjustest või siis näiteks teenuste puudulikust kättesaadavusest. Siinkohal mängivad olulist rolli ka elustiilifaktorid või siis nii-öelda riskifaktorid, mis mõjutavad otseselt vähiriski, aga kaudselt ka siis nii-öelda selles tervishoiusüsteemis liikumist, kas siis näiteks sõeluuringus osalemist või ma ei tea, näiteks ravijärgimust ja selliseid asju. Meil siin Tais tehtud teadustöö tulemusel oleme me kaardistanud ning me teame, kuidas vanematel madalama haridustasemega inimestel või siis ilma partneriteta inimestel on suurem vähirisk, neil avastatakse vähk hiljem ning nad osalevad vähem sõeluuringutes ja saavad väiksema tõenäosusega vähiravi. Ja kuna erinevate rahvastikurühmade teadlikkus ja info mõistmise ning omandamise võimekus on väga erinev, siis me juhime tähelepanu sellele, et kõik sekkumised, sealhulgas kommunikatsioon, peavad olema kohandatud erinevate rahvastikurühmade vajadustele vastavaks. Ja oluline on loomulikult parandada sõeluuringute ja varase avastamise teenuse kättesaadavust ja peame silmas seda tehes siis eriti haavatavaid rühmi, riskirühmi. Ja viimasena on väga oluline tagada ka siis kõikidele vähipatsientidele ja ka nende lähedastele terve raviteekonna vältel ja ka ravijärgsel perioodil psühhosotsiaalse toetuse kättesaadavus ja sellest juba täna siin natukene räägite, aga sellest saab ka siis täpsemalt lugeda vähitõrje tegevuskavast. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Nüüd küsimusteks väga aega ei jää, aga sa võid nõustuda või mitte nõustuda, et mul lihtsalt tekkis sinu ettekannet kuulates jälle see mõte, kuidas tõesti neid vähitõrje osapooli on ju üle välja nii palju rohkem kui pelgalt tervishoiusüsteem, sest siit kooruvad tegelikult täpselt hariduslikud teemad, sotsiaalsüsteem, kuidas kohalikud omavalitsused saavad toetada vanemaealisi naisi näiteks, et nad reaalselt saaksid ikkagi sõita sõeluuringule või ravi saada. Sa nookutad, sellest piisab. Aitäh sulle! Aitäh!